No tere sõbrad, käes on uus nädalavahetus ja aeg on jälle sealmaal, et oleme metsa tulnud. Küll aga täna me ei ole niisama, vaid täna on siin koos siis väga palju loodussõpru ja väga palju ühiste huvidega inimesi. Ja mis meil siis toimub? Meil toimub siuke mitteametlik tipitelgilaager. Nimelt kõik sõbrad on siin kokku saanud, kes siin muidu üksteise videosi vaatavad ja toetavad hea sõnaga. Oleme kokku tulnud, et veeta üks mõnus päev looduses. Veedame siin ka öö, vahetada muljeid, teha natukene süüa, väike võib-olla napsupais ka ja lihtsalt tunda rõõmu sellest, et on selliseid inimesi nagu meie oleme. Ja kohe siin üks mees juba valmistub õhtuks ette, et Keir maatööd ei karda, juba toimetab siin. No aga tuba peab soe olema ju. Ai, no muidugi. Viljem pani ka just telgi püsti. Minu häärber on siin. See on vist Keiri telk. Jarmo ka siin juba valmistab. Mis mööl käib, Jarmo? Teen borsisuppi. Ja mitte purgisuppi, vaid ikka nullist värki. Nullist, väga lahe. Aga kõik teed selle pliidi peal valmis? Jah, ma mõtlen jah, et ei hakka seda potti tahmaga määrima. Ai, muidugi. Ma juba tunnen sukest head suitsuliha lõhna. Ja suitsuliha, tavaline liha ja... Tummine suitsuliha lõhn tuleb. Kõud saab täis ja... No peab tõdema, et ilmaga on meil väga vedanud, sest et ööga on väga palju lund siia juurde tulnud ja tuleb aina juurde. Kõik kohad on lund täis. Kuuldavasti peaks seal veel mingeid inimesi olema, et lähme vaatame, kes seal ootab meid. Ennem ma ei maininud ka, aga oleme RMK Palojärve lõkkekohas. Üsna mõnus koht. Mina ise ei ole siin varem käinud ja nüüd oligi põhjus tulla. No ja kelle mina siit leidsin siis? Jah. Tere! Kus üks Estoned Adventures ja noh, nagu ikka, ega äll ei saa ju järvest veest ega kalast eemal. Ei saa jah. Ja üks ahven juba tuli ka, nii et õnged vette. No, too oma kaamera ka siia lähemale, siis neil ka head. Näed, siin on juba sünergia. Vennad said kokku. Äkki tuleb pisikesi DJ-sid siin veel, siis paneme need e-poodi. Ega midagi, ma seal mõned asjad veel sätin korda ja siis ma arvan, et ma älliga ühinen siin mingi hetk, et Sikuti on mul juba valmis ja saab hakata. No, hetkel ta võttis seda lanti, võib-olla võtab midagi muud ka. Võt mul on sääne sarnane kus juures. Et eks meil on erinevaid kaasas, saame proovida erinevat ja kui ei võta lanti, siis saame tõuku ka proovida. Muidugi. Täna on parem, eelmine kord oli siin eelmine aasta jaanuarikuu, kes teab, et mis see jää oli, ega pariselt ikkagi oli õhuke. Jää oli õhem. Raksatas korralikult. Äll, sa mõõtsid jää ära ka. Praegu ta on seaduslik, ta on üle 10. Ma niimoodi silma järgi vaatasin. Linti pole kaasas. Kalamehe kindel. Intuitsioon juba. Alveril intuitsioon, et ta tunnetab selle... No aga selge, lähme uudistame teiste hotelle ka seal natukene ja siis mul on plaanis kõigile ka õhtusöök teha, et paneme liha küpsema, lasta päev läbi seal lõkke peal olla ja siis saame õhtul kõik koos maitsta. Seal pannakse rippvoodid püsti. Kiikame korra siis Jarmo hotelli ka, et ennem läksime põgusalt mööda, aga käime piilume kõigile korra tuppa, et liha küpseb siin vaikselt, voodid asjad. Et selle tipitelgiga on see, et alati kannad nii palju varustust kaasas, siis ongi korraks siuke segasumma suvil, aga õhtul on jälle selle hea mõnus olla. Keir, lähme piilume sulle ka korra tuppa. Kui ma videost mäletan, siis sul olid vist see, nagu sees pool oli nagu siuke termomaterjal tundus või? Ja, sul on see, et kui sa kütad, siis peegeldab seda sooja natukene. Näed, sul ka kõik ilusti ette valmistatud. Ahi kööb vaikselt. Natuke nagu ta on, aga no mul on head vanad IKEA kotid, nii et need võib otse maa peale panna. Ville meetis kukse lahti, aga ta ise praegu seal älliga majandab. Aga noh, eks nad suuresti kõik samasugused ole. Vot nõnda, nagu enne ütlesin, siis
paneme liha küpsema ja siis ta õhtuni seal vaikselt saab valmida. Et hakkame liha tegema, siis ma täpselt räägin teile, mis saama hakkab. Oli siuke mõte siis, et teen õhtusöögi kõigile. Õhtusöögiks me teeme rebitud sealiha tomatikastmes ja siis ostsime siukseid erinevaid saiu leibu, et teeme siuksed burgerilaadsed asjad sellest pärast. Õhtul hea siin süüa kõik koos. Plaan on see, et maailmpotis teen kõik asjad valmis ära, keedame kastme valmis, paneme liha siia sisse ja pärast paneme siis süte vahele küpsema. Katsume siis selle siin sees valmis teha. Nii, laseme selle kuumaks ja siis hakkame liha peale panema. Natukene õli. Palju ei ole vaja tegelikult, sest liha ajab enda rasva ka välja. Liha ma maitsestasin siis suitsupaprika, sool, pipar, pruun suhkur. Vaatame, mis välja kukub. Jaa, teen õhtuks meile kõigile rebitud sealiha burgereid. Oli miski jutt ja. Teeme metsa. Nii, liha on meil siin kergelt ära pruunistatud. Selle asja mõte on lihtsalt see, et lihamahlad kinni jääksid ja tuleks siuke kui me pärast hakkame seda hautama siin, siis see lihamahl jookseb kõik sinna hautise sisse, et tuleb palju maitsvam. Nüüd me paneme siia purustatud tomatid. Keerame tule natukene vaiksemaks. Purustatud tomatid, tomatikaste ja maitseained siis. Nii. Ja siia siis raputame natukene liha maitseainet ka. Jah, see oli õige. Ja nüüd ma autan selle kokku, paneme liha sisse ja siis teeme sinna tule alla ja küpseb siis sütte sees lõpuni kuni õhtuni välja. Ja siis õhtul näitame teile, mis välja kukkus. Vahepeal siin see kastmepoiss ka valmis saanud, siis panemegi liha siia sisse ära ja teeme tule sinna alla. Saab liha terveks päevaks küpsema jätta, et õhtul on siin siuke mõnus seda sealiha ekseldada ja mul on väga palju usku sellesse rooga. Või selles mõttes kodus tehes alati õnnestub. Miks ta siis ei peaks metsas, et õnneks see malmpott on ka siuke. Õnneks see malmpott on siuke, siia laod sööd ja asjad peale. Ja ta küpsetab igalt poolt teda. Paneme selle lihapoisis siis sinna vaikselt küpsema. Pärast tõstame sööd peale ja sa paned niimoodi praegu või? jah. Kiiremini jah, ma panen teist peale. Natuke ilmub tasapisi lõkkuni. No nõnda, kui me juba siin järve ääres oleme, lähme proovime korra solgutada ka natukene seda. Augud vist on lahti enam. Augud vist on lahti ja äll lasi sisse. Mis sa arvad, äll? Kannaga löö lahti auku ja siis võtta selle plastikuga see pudi välja ja las see tilk alla. Mis sa arvad, kala tuleb? Ma arvan küll, et tuleb. Ma tulen vaatan ka. Ma sain ikka paista. Lähme vaatama, äll tuleb ka, õpetab noori jungasi, kuidas tuleb kala püüda. Selle plastikpulbiga on see häda, et ta kipub katki minema. Ta on see kõige odavam, aga ta toimib. Siin väga sügav ei ole vist. Ei, lase põhja niimoodi ja põhja koha lahver on tavaliselt. Liiga kiiresti teed, ta ei jõua võtta. Tee jõnks, siis oota 3-4 sekundit. Siuke järsev jõnks. Aga sul on põhja peal täitsa. Tõmbame natuke üles poole. 20 senti ja võtad põhja peale üks. Või põhja kohal oleks tähendab. Et see lant mängiks tuleb teha siuke järsk jõnks, siis ta paneb, sööstab niimoodi. Oled vaadanud ka, kuidas ta mängib veel ise? Ei ole kusjuures. Vaata kodus võimalus vannis proovi, siis sa näed, mis kalale võiks meeldida. Et kui sa teed siukse aeglase tõmbe, siis ta tuleb lihtsalt ülesse kaasa ja tuleb alla tagasi.
aga see saba, kui sa teed järsu jõnksu, siis see saba töötab alles siis ta teeb niimoodi, paneb pille peale järsku onju ja tuleb tagasi. See nagu jätab siukse mulje, nagu mingi maim põgeneb ja siis ta ründab nagu see hetk. kunagi oli siuke asi nagu pro-pilki, seal ma olin professionaal. Et isegi siuke järsem jõnks. Keegi ujub seal järgi. Nägid kedagi või? Jah. Aa. Huvitav, et siin ei ole teisi kalamehi. Või see ei ole vist siuke koht? Äkki ongi tead siuke koht, et on väikest ahvanet anti ja siis nad ei käi. Eks siin Lõuna-Kagu-Eestis on ju nii palju ju igasuguseid järvi, küll siin raadiuses võib-olla midagi paremat siis on. Nii, no nüüd on põhja kohal. Veid isegi väiksem ja punna otsa lihtsalt. Ma neid korjata ei viitsi, ma lasen ta lahti. Midagi hauku nii. Ops. Kas sügavus oli siin sama umbes? Suht jah. Üsna sama peal. Nägid? Jaa ongi. No, see on juba väiksem jah. Unnakala olemas. Et siin on suht madal, aga väga madalast on suuri hauge tulnud, et see sügavus ei loe üldse. Et kui see haug niisugune paikne on, siis ta passib siin kuskil on ju, aga kui ta läheb nüüd kala otsima, meie ju ei tea, kus ta kuramus on. Ja selle unnaga ei saa otsida kala nii nagu landiga otsid, viskad lanti ja tõmbad suuri ruutmeetreid läbi. Siin ongi see teema, et siin sa püüad seda haugi, mis tuleb ise kala otsima ja ta tuleb kala otsima sinna, teeme alati niimoodi. Ta tuleb kala otsima, ta tuleb kala otsima sinna, kus väike kala on. Kuskil siin rohu ääres. Selle tuli alt ära. Ja nüüd lund peale. Nüüd tõmbame. Ja väike kala tavaliselt siin rohu ääres varjub, sest siin on teda jälle raskem märgata. Ei taha, et haug ära sööb ja ongi peidus see kuskil. Enamasti olen mina saanud rohu äärest talvel. Pean rohkem hakkama seal sinu juures käima, siis saab kalatarkusi nii palju, et... Kala tuleb, jah? Tuleb. Liha siin ikka küpseb, just vaatasime, oli üsna siuke, hakkas juba küljest lagunema, aga vahepeal on peakokk saanud siin enda asja valmis. Kui ta on? Väga hea on. Kohe annad terve suur potitäis suppi valmis. Väga mõnus. Ja vaadake seda vaatepilti nüüd. 1, 2, 3, 4. Kuskil on 5 ka või? Jarmo ei saa praegu hoida. Roomeol on mingi omamoodi huvitav riistab, see on aku vist. See on akupank. Akupank, palju teil milliampere tund on? 10 000 on siin. Päris äge. Näete ära kõik selle. Kuidas YouTube'i värk käib. Nüüd 3, 2, 1, kus on kõik kokkulööjad? Ma just tahtsin ennem öelda, et vaata kui huvitav saab olla meie jälgijatel, et ennem arutasime, et suurem osa meie jälgijaskond on kõik sama. Ja nüüd vaadake. Kõik näete igas kaadris. Oleks ühelgi üritusel olnud. See on vist rekordarv kaameraid ühel üritusel. See on jah, veel kõik sama firma omad, vaata ka veel. Muidu vanasti oli GoPro'd meil siin kõigil. Siin ongi see, et siin ei saa löögile, kõik nimisevad üksteisele vahele juba, siis ootad oma korda. Siin on tipi, telgi ja DJI kaamerate kokkutulek, et 1, 2, 3. Tuli veel üks kaamera kohale. Nüüd kõik lähevad kaameratega. Oot siuke pidu siis. No hakkab täitsa pimedaks ära minema ja siis teeme siin selliseid väikseid ettevalmistusi ka. Telgis tuli põleb juba nii valguse mõttes kui ka ahjus.
et siis siin on mul voodi valmis, nagu eelmises videos, ei midagi uut. Aga Rauno vaesekene peab siin maas siis magama. Küll aga ma andsin talle sinna ühe vakstu alla ja magamismati ja lisaks tal on enda õhkmadratsi asjad, et peaks täitsa okei olema. Ja nii siis soojendame natukene üles, kuna seest hakkas lihtsalt ära jäätuma kõik. Ja et pärast niiske ei oleks siia tulla, siis teeme tule alla, et siin on natuke juba täitsa ära jäätunud, kui näete. Teeme tule alla, siis see hoiab siin sooja ja pärast on mõnus magama tulla. Panin õlled ka siia kõrvale soojenema, sest et ka need olid täitsa jäässe läinud. Vot nõnda, lähme vaatame, mis teised härrased teevad. Ups. Aha, latern välja toodud. No vot, selline latern. Nii, Äll, mis sa ütleksid? Öelge mõlemad 2 põhjust, miks iga inimene peaks korra talvel looduses ööbima. No, peavad olema reaalsed või välja mõeldud põhjused? Ei, nagu päriselt enda soovitusena anna, et miks peaks? Just talvel või? Jah, just talvel. No muidu ma ütleks, et see on nagu kõige parem stressi maandamise koht, et kus olla nagu ja muremõtetest ja kõigest sellest muust iga päeva sellest argielust nagu eemal. Aga talvel, talvel on ka muresid. Eks talvel on nagu võib-olla veel rohkem muresid, masendav, kõik on külm ja oma värki. No arvestades, et me siin Eestis elame ja 9 kuud on sitta suusailma. Tead, väga hea mõte, millest enne sai räägitud, on see, et sääski ei ole looduses. Oh. Ehk siis, kui sa käid suvel looduses või kuskil, siis talv on see aeg ja külm aeg, kus saad looduses olla täiesti sääsevabalt. Ja karu ei hinga kuklasse. Kui karu magab, siis ei hinga kuklasse. Lisaks omalt poolt ka üks asi veel. Ma loodan nüüd, et selle peale rahvastormi ei jookse, aga minu arust parim aeg RMK platside külastamiseks on just talv, sest siin ei ole kedagi. Katsu sa saada löögile siin kevadel või suvel, sa ei saa, siin ei ole ühtegi kohta, kuhu sa saad tulla. Nüüd ma loodan muidugi, et nüüd kõik ei hakka nüüd talvel tulema. Et kuna Ärge tulge siia, kus meie oleme, kõss koju tagasi arvuti taha, jah. Et kui Roome ütles, et nüüd talvel kõik minge, siis päris nii ka ei mõelnud. Palju rahulikum on jah. Jaa, väga mõnus on lihtsalt. Ja Võib tulla, aga lepime kokku, et seal, kus meie oleme, ei sõida ja ei tule. Läheb teise kohta. Kus juures üks asi veel. Nimelt, ma tean päris paljusid inimesi, kes on öelnud, et neile ei meeldi metsas olla, sest seal on pime ja hääled ja hakkab kartma. Siis tegelikult talvel ju, kui sa siia tuled, siin ei lähe nii pimedaks, sest see lumi valgustab nii palju, et sul on tegelikult päris hea süke valge vaateväli igal pool. Nii, aga lähme küsime korra sealt rahvalt ka, näed siin on nagu muistsel viikingi ajal tuled telgi ees. Kopp. Reporter Köps korra tülitab. Öelge 2 põhjust, miks peaks talvel käima telkimas? Talvel on rahulik ja vaikne. Veel midagi? Midagi veel või? Ma ütlen veel ühe põhjusena, et sa saad mugavustsoonist välja ja kui sa koju lähed, siis sa hindad olukorda täiesti teist. Absoluutselt, see on väga hea. See on väga hea. No selge, naudite sooja. Ma panin sinna ennem ühe konservi soojenema, et pärast maitseme kitseliha ka. Võt nõnda, istume siis lõkke äärde maha. Ma näen, et üks sõber on veel seal ennast ära peitnud telgi sisse. Kopp. Tere. Nii, ütle 1 või 2 põhjust, miks peaks talvel tulema telkima. Saad teada, kui hea või halb see on sinu vorm ja pärast oled üliõnnelik, kui koju jõuad ja tahad järgmine kord uuesti. Ütli 3 isegi. No vot nõnda ja nüüd lähmegi istume siis lõkke äärde ilusti maha. Alvar, sul on veel seda vägijooki? Jaa, küll ma küsin, ära muretse. Küll ma küsin, kuhu võttes. Ei, mul on veel. Jah, ma olen nagu natukene tagasi hoid ka selle kohviga. Kuhu ta on vist 4-5 tundi või? 5 tundi? Ops! Vot, rebitud sealiha.
nii, ja siis ma siit kotist annan teile igast, siin meil on erinevaid saiasid asju. No see on ikka täitsa rebitud. Et ma annan teile siit kotist erinevaid saiasid, leibasid, et saate sinna vahele panna. Et mõtlesime, ei hakka burgeri kuklit ostma, ostsime erinevaid igasuguseid pehmikuid ja prukki asju, et saate siit endale tõsta sinna saia vahele. Ja Rauno tegi siis seda punast sibulat ka, saate seda ka tõsta. Ja siis ma ostsin seda hapukapsast ka veel, et saab hapukapsast ka vahele panna, siis peaks ikka väga krõmps ja mõnus olema. Nii, ma lähen toon selle ära, siis te saate juba siit vaikselt valmistama hakata. Ja kusjuures see ei ole lihtsalt rebitud liha, see on elusa sea seljast rebitud liha. Siga karjus veel samal ajal, kui liha rebiti. Nii, ja kohe William teeb siis esimese emotsiooni, et Rahvas kohe ampsab. videod, nad tahavad nalja ja pulli ja värki. ei, seda kindlasti jah. Kui mina mingisuguseks puivikuks hakkaks, no kurat, keegi ei vaataks muuteks. Ma pean ikka Häll on ikkagi pulli ja rahvamees, et ma pean oma möla siia vahele panema, kui muidu ei ole mitte midagi. liha, siis peal on muidugi kapsas ja ise marineeritud sibul. nii, ja nüüd kohe William võtab ühe ampsu ka. Võtan, luban ma ühe ampsu võtan kahe. Nii, esimene emotsioon. Vaadake ehmalt siia sisse, no väga mahlane, lihane, pole üldse kuiva. Ja see rebitud liha asendab igasugu kastmeid, kuna see on nii mahlaselt ja pehmelt tehtud, polegi vaja midagi enamat. Siis saab öelda, et õnnestus. No nii, selline see päev meil siis oli siin. Palju lõbusaid hetki ja jutustamist ja kõikide teistega koos olemist, et mina olen väga rahul ja kindlasti kõik teised ka, et sai siin väga palju igasuguseid teemasi läbitud, arutatud, jutustatud, et väga-väga äge, et me oleme nõnda kokku tulnud ja üksteisega hästi läbi saame. Praegu aga siis hakkan vaikselt magama sättima. Ahjus on siuke mõnus tuli all. Ma usun, et video pealt ka näete, kui see on täitsa maasikaks kütnud ennast siin. Just viskasin klotsi briketti ka alla. Peaksin öösel nüüd ilusasti mõnusalt hakkama saama. Aga ega midagi, me siin ka vaikselt sätime une jaoks valmis ja tuleb üks kosutav pikk uni teha ja vaatame, mis me siis hommikul teeme siin, et hommikul tahaksin katsetada ühte toidu valmistamise viisi, et sain paar asja ja katsume siis sellega toidu valmis teha, aga sellega siis vaatame juba hommikul. Ja Rauno ka siin sätib ennast maha valmis. Õnneks ta magab suht ahju juures, et ma usun, ahi annab sooja küll ja meil siin seda materjali on, et voodi alla sai ka laotud lõhutuid pilpaid ja kui külm hakkab, teeme kohe tule alla ja saab ilusti hakkama. Väljas on praegu circa siuke -10 ja vaikselt ikka lund tuleb, et terve päev on lund tulnud ja näitas, et kuni homse hommiku kella 5-ni välja, et jälle siuke väga mõnus nädalavahetus, kus siis loodusest telkida ja olla. Vot, aga näeme siis juba hommikul ja muljetame, kuidas öö läks. No tere hommikust, jälle üks mõnus uni tehtud. Täna oli siuke imelik värk, et kord oli liiga palav, kord oli liiga külm. Aga noh, magatud sai. Iga natukese aja tagant vahepeal olin üleval, aga vahepeal korrigeerisin seda magamisvarustust siin ja oli palju parem. Kuidas sul, Rauno? Mul on magamiskotis auk nüüd. Katken. Vähemalt ei ole lukk katki, et kunagi ammust aega sulle meelde tuletades, siis talvel metsas, kui magamiskotti lukk katki läks, siis ei olnud eriti mõnus seal
ööd veeta. Mis veel? Ma tahtsin teile midagi näidata, et vahepeal küll Instagramis kirjutavad tuttavad, et kas ära ei külmu või liiga külm ei ole seal metsas või kuidas sa seal metsas niimoodi magada saad, aga tegelikult ma kohe näitan teile, miks mulle see meeldib ja miks tasub vahepeal see väike külmetamine ära. Kui tuled siit hommikul valgusega välja, siis kõik selline vaatab siit vastu. No selle nimel tasub ärgata küll ju. Väga mõnus. Lund on ka ikka mõnusalt tuld siin, vähemalt autode järgi vaadates. Vot, ega midagi. Teeme mingi hommikusöögilaadse asja ka vist varsti ja väike kohve. Paneme selle päeva käima. Siis lähen vaatame. Eile panime ühe unna ka kuskil sinna. Lähen vaatame, kas on midagi ööga tulnud või ei ole. Mis me siis tegema hakkame on see, et Tactical Foodpackiga on olemas sellised kuumutuskotid, ehk siis segad endale selle toidu valmis, paned siia sisse ja paned selle karbiidi ka, valad vee peale, kott kinni ja jätad siia sisse küpsema. Väidetavalt pidi 20 minutiga toit valmis olema, nii et me tahame selle ära katsetada. Siia läks praegu külm vesi läks sisse, segame ära ja siis paneme sinna kotti. Võtame siit pakist välja, selline ta on. Ühe panin põhja, siis panin toidu, panen ühe selle veel ja siis paneme raunatoidu ka siia peale. Nii, ja nüüd siin peaks olema kuskil veepiir ka kuhu maani valada. Väidetavalt saab seda kotti kasutada 10 korda. Testime ära. Aga ma ei tuvasta praegu seda veepiiri. Sama ongi vist, teisel pool. Siin. Panen veel, loksutame korra läbi, et see mõlemad saaks. No. Ei ole ikka. Nii, nüüd peaks küll olema. Ja tal peaks olema see, et ta hakkab auru laskma siit ise välja, et ülevalt täiesti kinni panna. Tahavad mõlemad seda vett siin piisavalt. Veel ei lähe soojaks. – 30 sekundit kuni 3 minutit võib aega võtta. No, jätame ta siia tiksuma siis. No ja kui vesi peal, siis hakkab päris uhkelt tööle sai siis. See muliseb seal. Koti sees keema ka. Ehk siis näha ole, kui valmis see toit seal saab. Mullitab küll hästi, jah, siin praegu. Nii. Võtsime selle sealt seest välja ja vaatame siis, kas on toit valmis ka või. No, ma ütleks, minu toit on täitsa valmis isegi. Ma kohe maitsen ka. Täitsa tuline ja pehme isegi. Pole viga. Päris äge viis, kuidas toit valmis teha. No vot, ega ongi aeg sealmaal, et tuleb varsti
kodumatka alustada, et hea meelega ei läheks, jääks veel siia. Ilus lumi, vaikus. Aga selle eest oli väga tore, kuidas asjaosalised kommenteerivad. ja, jääks muidugi. et järgmine kuupäev tuleb paika panna. Nii et mina kutsun üles kõiki ostma tipitelke ja olete oodatud järgmine aasta samasse kohta. Kui siin praegu oli 4 tipitelki, siis lepime kokku, et järgmine aasta on 8. Võtke mehega ühendust ja tulge seltsi. Aga võt sõbrad, näeme teiega juba järgmises videos ja olge mõnusad. Tšau!